kommentaatori puldist. Mina Rasmus Voolaid, minu kõrval Velko legend, Velko eest 227 mängu. 228 mängu, viimane läks meelest ära. Andres Joosep, tervist! Tervist, Rasmus! Au siin olla, imeline laupäev, imeline ilm. Mis saaks parem olla, kui vaadata Tartu parimat meeskonda mängimas jalgpalli? Kohe bravuuritsema. Absoluutselt. Mis sul sest ammekul? Poole vaatan peal. Siin Ekars teeb natukene kalale ära ka, kala seal apelleerib peale. Mängu peakohtunik olgu ka ära mainitud Velko ja Tartu jalgpallifannidele vastu tutvust. Ja Viira vastu ei tehta viga sealt, kas tekib löögikoht ka, Arhipo panebki ja viib juba 3. minutil FC Tallinna juhtima ja nagu öeldud, stuudios ma ei tea, kas see kellegi jõudis ka või mitte, siis ei kipu neid nullimänge Velkol tulema ja alati ei ole see ilus algus, vaid on kole algus. Kala on tal vastas, Ekhartsil on nurk juba üsna terav, läheb löögile ja no ilmselt see terava nurga tõttu natukene mööda, aga selja taha taskusse Veensalule, Veensalu värava ette ka, aga seal hästi on Järvine vahel ja võtab selle palli ära ja kas nüüd oli klassikaline ankle break? Välja saadeti, see oleks võinud üles otsida. Ei, pall on paremal äärel, Sovo ees. Väga hea tõrje Agarmaalt. Super Agarmaal tõrje. Velkol tegelikult võivad ju olla 13 minutist umbes 7. Senderdus taha poisti seal, Borila võttis natukene aega, aga lõpuks ikkagi annab vilet. Arhipov keerab enda kaitse pealt ära, läheb ise löögile ka ja natukene on Agarma raskustes. Tundus, tahtis palli enda ette põrkas lasta, aga lasi vastu põlve. Ei meeldi peatreener Pärengrupile, et mõttus. Vasakul äärelise Osvald Toome võtab Sossit ette ja Toomel hakkab löögikoht ka tekkima ja tekibki ja paneb ära ja FC Tallinn 2-0 läheb siin liigatabeli viimane, liigatabeli esimese vastu võõrsil juhtima. Ja ei saa öelda, et seda eduseis ei oleks teenitud. Vastupidi, siin FC Tallinn on oluliselt rohkem ei tõimanud. Selja taha mõttu selles sööt läheb. Võtab Laasner palli juba koha sisse, selle karistusest tuleb temast üle see pall Käblikule natukene valmistas probleeme Järvinele. Väga hea liikumine Käbliku poolt, vette algul taha posti ja siis kehaga ette. Kas peaks ka igast asendist peale hakkama lööma? Nagu just. Aga täiesti üksinda sai sealt töögile sättida. No seda küll, jah. Ei olnud ju mingi probleem sealt lasta ka. Jah. Midagi sellist oligi, aga sai vahele Oskar Järvine. Esimene tõrje siis. Ja loeks ka selle tõrjeks, jah. 42. minutil. Võidab selle ise tagasi ka ja nüüd on Mõttusel vasakul äärel ruum olemas. Mõttus on kastis, kas tuleb löök, lükkab kõrvale Käblikule ja kukub ja lükkavad FC Tallinna mehed käed taeva poole, sest see sisuliselt oli nagu värava eest neile. Hoidsid selle värava ära. Arhipo on karistusalas. Arhipo endiselt palliga lööb, aga valele poole posti ja oli seal ka kaitsja Ricochet, nii et Eesti Tallinnale nurgalöök. Senderdab jälle kedagi tagatsoonis ei ole, kuid pall jääb Velkole Tõniste. Ugra paneb ja napilt mööda. Ugra vasak jalg on juba midagi kõrgetasemelist. Liselt, aga Kala laseb ikkagi Ekhartsil endale siin selja taha joosta. Tuleb Povil, tekib löögikoht ja Agarma päästab ja ei lähe FC Tallinn 3-0 seda mängu juhtima. 27. kõrvale kutsus. Et saaks niimoodi lüüa. Ristnurgast tuuakse ära ja mitte väravaht. Agarma ei too seda palli ära, vaid Velko kaitsja toob ikkagi enda vasakule jalale, millele muule. Tuleb ka selline pealelöögi. No tuli ka pealelöök, aga lihtne oli see Järvinel seal. Udlakpoolid sinna kasti, et silmad kinni ja vaatame, mis saab. Arhipov ja kas tuleb 3. Ikka pall laatine ja võetakse joonelt ära ja ei saa, ei pane seda mängu veel riiulisse ära FC Tallinn. 3-0 oleks siin olnud juba tehtud. Kas Roos mitte teist korda ei võtnud nüüd joone pealt tänase mängu jooksus? Väga üksinda. Läheb ise löögile ja veel üks nurgalöök. Arhipov lükkab 1-1, lükkab Išenko nüüd 1-1 praktiliselt, siiski jõuavad kaitsjad ka tagasi enam vähem ja Išenko siin juba karistada tagant pidi löögile minema. Õnneks vedas üks mäng varuks. Ja Viimsi mängib siis teise liiga punase laterna ehk Nõmme United U21-ga.